Head Kohtla-Järve linna elanikud. Viimasel ajal on suurenenud jälle kirjade hulk, kus korduvad ühed ja samad küsimused. Seetõttu pidasin vajalikuks teha taaskord üks pöördumine, kus ma saaksin enda mõtted välja öelda kohe suuremale rahvakogusele. Täna ma tahaksin rääkida kelmidest ja petturitest, kelle arv on kahjuks sagenenud ja märkimisväärselt tõusnud meie igapäevaelus. Iga nädal saame me infot selle kohta, et kellelegi on üritatud helistada, kedagi on püütud petta ja kellegi petmine on kahjuks õnnestunud. Ma soovin täna pöörduda just teie poole, kes te tunnete ennast üksikuna, võib-olla teie lapsed elavad kaugel, võib-olla teil ei olegi neid. Ja te olete selliste petturite jaoks lihtsalt kõige haavatavamad. Ma tahaksin öelda, et palun ärge jääge üksi. Kui te olete saanud mingisuguse kahtlase sisuga sõnumi, telefonikõne, palun konsulteerige kellegagi. Kas on selleks teie ühistu esimees, naaber trepikojast keegi või lihtsalt hea naaber? Kas on selleks päevakeskuse töötaja või sotsiaaltöötaja? Vahet ei ole. On väga oluline, et ei jääks selle murega üksinda, et ei jääks mõtlema, et kui midagi tundub kahtlasena, ma tihti tean, et eakatel inimestel on tihti väga ebamugav ära öelda. Nad tahavad olla vastutulelikud, nad ei taha kedagi solvata ja sellepärast kiputakse tegema asju, mida võib-olla tegema ei peaks. Aga lihtsalt võtke see hetk. Paluge, kui teil on kahtlus, et võib-olla see kõne on tõene, te võite julgelt öelda, et te soovite nõu pidada, veidi mõelda ja lõpetage see kõne ja helistage kellelegi, kes teie jaoks on usaldusväärne. Teate, tihti inimesed alustavad oma kõnet sõnadega vabandust, et ma teile helistan. Mina tahaksin siinkohal öelda, et palun ärge kunagi vabandage selle eest, et te meile helistate. Meie oleme siin teie jaoks ja selle jaoks, et teha teie elu siin linnas võimalikult mugavaks, turvaliseks ja heaks. Nii et palun helistage julgelt, mõtleme koos ja kui keegi on tõesti üritanud või teinud teile midagi halba, siis me aitame teil pöörduda ka politsei poole, sõltuvalt olukorrast. Nii et veel kord, jagatud muret on pool muret. Jagatud küsimused on tihti vastatud küsimused. Hoidke end ja oma lähedasi. Kõike kaunist teile!